Tere, kallid sõbrad! Veetsin just siin seda Hispaania klassikalist siestat ja tuli palju erinevaid seoseid sellise teema üle nagu Jumala karistus. Ja miks mitte neid siis ka sinuga jagada? Jagada sinuga, kes sa oled mu mõttekaaslane, sinuga, kellega ma olen ühes egregoris. Ja eelkõige ka nende inimestega, kes seda mu mõttelõnga jälgivad ja ei ole sellega mitte teps nõus, kellel on väga selged, konstruktiivsed ja täie veendumuse juures hulk argumente minuga mitte nõus olla. Selle seltskonnaga, kes muidugi jaguneb jälle pooleks, ühed, kes väljendavad vastavalt oma IQ-le ja intelligentsile ennast siis vastavalt ja need, kes ei ole küll minuga nõus, vastavalt kas vaikivad või argumenteerivad sellele vastu. Olgu, et neid inimesi, kelle argumendid oleksid tõesti arvestatavad, mis aitaksid kaasa sellisele dialoogile nagu Jumala karistus. Tuua sellele selgust, tuua selles nii levinud ja kõigi poolt nii ehk naa tunnetatud jõule, määratlusele inimsaatuse juures. Jumala karistus. No, tooks esile võib-olla need kõige valitsevamad käsittelud, tõlgitsused ehk suisa teesidena esitatud tekstid. Räägin Jumala karistusest ja kuskil taamal süttis valgus. Väga huvitav iseenesest. Levinumad teesid on ju vähemalt sellel lainepikkusel, kus kohas minu tõlgitsused kristlusest, kristlikud tõlgitsused läbi erinevate juutlustajate väga palju toonitavad seda, et Jumala karistust kui sellist pole olemas. Jumal on armastus. Jumal on armastus, Jumal on armastus, Jumal on armastus. See on see lainepikkus ja loomulikult ma ei saa ju minna mingitele teistele meridiaanidele kristlikus maailmas. No ma pean silmas võib-olla õigeusklikku mentaliteeti, katoliiklikku ja seal ollakse võib-olla pigem nagu julgemad, kus kohas ei ole esitatud niisugust selget kanoonilist hoiakut, et Jumala karistust ei ole ja ainult patt on see, mis meid karistab. Nii et mul tuleb jääda ikkagi eelkõige oma liistude juurde ja vaadelda sellest lähtuvalt, et kuidas protestantlikus tõlgitsuses Jumala karistust esitatakse. Aga sõbrad, ma läksin juba livedale teele. Ma ei esinda mingisugust koolkonda, mingisugust konfessiooni, ei baptistlikku, metodistlikku, nelipühilikku ja nii edasi ka neid väiksemaid kujundeid. Sellepärast, et ma ei kuulu tegelikult sellesse egregori.
selles egregoris loomulikult on palju vajalikku ja ma jälgin ja olen aastakümneid jälginud ehk tervikuna 33 aastat oma elust kristluse tõlgitsusi erinevaid ja lõpptulemusena jõudnud tõdemuseni, et inimese tee on üksiklase tee Kristusteadvuses ehk Jumalas. No ja tagasi nüüd uuesti siia lähtepunkti. Jumala karistus. Jumala karistus. Sa näed, kuhu ma viitan praegu näpuga. See on ainuke, mis siin pimeduses särab. Kas see on karistus või see on õnnistus? See sümbol, see märk. See tähistab ju mõlemit. Nii surma kui üles tõusmist. Ma tõmban ka sealt nüüd ennast tagasi, sellepärast, et niisugust üldfilosoofilist tõlgitsust kristluse kohta ei näe ma mingit vajadust selleks siin ja praegu oma mõtteid edastada. Ühte otsapidi võin ma ju olla külafilosoof, teist otsa ma olen väga lihtne talupoegliku mõtlemisega mees, kes teeb oma maale ja vaatab seda elu esmalt läbi lihtsa prisma ja siis hakkavad nii-öelda sisemised objektiivid, mida mina tõlgitsen Jumala vaimuna, hakkavad neid asju mulle lahti rääkima, et ma mõistaks, mis sünnib. Seepärast ma hakkan kõige lihtsamast asjast peale. Ma olin just äsja, see oli viimased 2 ööpäeva, väga haige. Ja kui ma tundsin, see haigus sisse murdis, ma ei saanudki aru, mis asi see oli. No oli palavik, erakordselt rabal enesetunne, terve keha oli haige, pea valutas, nii et tervikuna täielik rünnak ja niimoodi 2 ööpäeva järjest. Seia nähes, et ma ära ei sure, proovis mind igatepidi oma vahenditega tervendada, aga ma tõrjusin seda isegi eemale, sest ma tahtsin saada nüüd selle protsessi raames kogemuse, kuidas olla löökide all, füüsiliste löökide all, erakordselt räbal enesetunne, väga halb oli olla, totaalne jõuetus, kus sõna otseses mõttes isegi voodis keeramine on valuline, raske. Ja panin hästi tähele kõige selle totaalse ruineerituse keskel, mida oli mulle jäänud alles. Sõbrad, mul on teile hea uudis. Mulle alles oli jäänud täiel määral terve mõistus. Ma analüüsisin kogu aeg seda. Oli jäänud alles kindel usk ja veendumus, et see möödub üpris pea. No selline haigussööst ei ole mulle ka midagi uudset. Alates 3. maailmasõja algusest, ehk siis tinglikult kuskilt veebruarist, märtsist 2020 olema kogenud analoogseid rünnakuid mitmeid kordi. Ja seekordne viimane rünnak, mis saabus, mis lõppes siis nüüd, ütleme, täna hommikul ärgates, kus ma tundsin, et see oli nagu lahkunud, palavik oli kehast lahkunud, oli jäänud küll veel teatav nõrkus,
aga sain aru, et ma olen terve. Need 2 ööpäeva, 48 tundi ja natuke rohkem kasutasin ma selleks sihtotstarbeliselt tunnetada seda protsessi, millest tuli läbi minna ja mille ees oli tervenemine. Tajusin seda miniatuuris, ainult enda keha hõlmavana. Ja siis tajusin, kui kerge on seda suurendada, nii-öelda zoomida läbi oma siseobjektiivi suurematesse mõõtmetesse ja näha, kui palju rabavaid sünkroonsusi, suurendades oma isiklikku tervisekaotust täiesti seletamatutel asjaoludel, oli see viirus või mis ta iganes oli. Kanda see üle suuremasse plaani. Kanda üle kõigepealt keelelises plaanis oma tillukesele rahvale, Eesti rahvale. Sealjuures tuli mulle meelde nüüd tolmust taas puhtaks kloopitud Konstantin Pätsi kuulus lausung, mida kõik on ju kuulnud, sest seda on taas ja taas nii-öelda meelde tuletatud, reanimeeritud. Pätsi kuulus lausung. Eesti rahvas on haige. Ja selle pealt oli tal põhjus siis igasuguste erinevate väikeste trikkidega. Need olid trikid, loomulikult poliitilised trikid, laiali saata parlament. Kas Konstantin Päts oli üdini mädanenud saatanlik kuju või tõesti mees, kes nentis, et see on tõde ja ta ütles selle välja ja tegutses sellega vastavalt koos oma lähema paari vene keeles, ma kasutan seda sõna vene keeles, kes nüüd kuuleb, saab aru, koos oma paari lähema padjelnikuga. Padjelnik on otseses tõlkes kaasosaline ja seda kasutatakse põhiliselt kriminaalses leksikas, padjelnik. Koos oma paari lähema padjelnikuga otsustasid nad seda haiget rahvast asuda siis ravitsema väikese grupi seltsimeestega, saates laiali parlamendi. See on üks tõlgitsus. Aga kas see on üdini õõnes, vale, omane ainult tüüpilisele diktatuurile ja nii edasi. Aga võib-olla oli seal ka tõde. Ja päris arvestatav tõde. Ma libistan siit üle. Ma ei tahaks kinni jääda niisugustes videotekstides ühte teemasse liialt, sellepärast et ma ei ole pädev üheski nendes teemas neid peensusteni läbi hekseldama. Ma annan ainult vihjeid. Tõde oli nii kostjal, kui tõde oli ka nendel rahvamassidel, kes reageerisid sellisele sündmusele 1934. aastal väga valuliselt. Tõde oli mõlemil poolel. Kas praeguse seisuga mina, kes ma läbisin nüüd haigus viimase 48 tunni jooksul
kui ma olin täiesti oimetu ja võimetu midagi tegema, no vetsu ikka jaksasin roomata. Nii et seda parti ei olnud seial tarvis mulle voodisse tuua. Aga väga halb oli olla. Ma olin väga haige. Kas täna sobib üle kanda see metafoor? Eesti rahvas on väga haige. Ja mis peaks selleks ette võtma? Kas tuleks parlament laiali saata? Aga meil pole ju juhti. Eesti riik ja rahvas on jõudnud faasi, kus neil puudub juht. See, et selle Kostja Pätsile pandi ikkagi tema austuseks ja selle sündmuse reanimeerimiseks, mis oli tema peamine, mis viis muidugi riigi hääbumiseni ja riigi nii faktilise kui juriidilise lõpetamiseni ääretult korrektselt. Ma kordan seda teesi uuesti. 34. aasta parlamendi laiali saatmine viis 6 aastat hiljem Eesti Vabariigi õigusliku, faktilise ja juriidiliselt korrektse lõpetamiseni. Täpselt samamoodi nagu detsembris 1991 kõigi seadustega kooskõlas lõpetatakse Nõukogude Liidu eksistents, kuhu kirjutab alla sellele dokumendile ka Nõukogude Liidu esimene ja viimane president Mihhail Gorbatšov. Ja Nõukogude Liit kui juriidiline kehand on lõpetanud oma tegevuse. Teda ei ole võimalik enam taastada. Päris võimas võrdum. Jälle ma olin jäänud kinni sellesse teemasse. See on muide täielik faktoloogia. See, mida ma räägin siin poolpimedas oma elutoas Hispaanias, ei ole mitte minu mingi luulu, vaid see on tõsiasi, mis on teada kõigile asjaosalistele, kes neid asju reguleerivad ja esitavad Eesti Vabariigi järjepidevuse õiguslikku, juriidilist ja faktoloogilist olemasolu. 20. augustil 1991 on ainukene dokument, mille pealt luuakse uuesti Eesti Vabariik. Ma ei ole ilmaasjata Edgar Savisaare musketär olnud ja olen ka täna, sellepärast et selle mehe vahendusel, peamiselt tema initsiatiivil Eesti Vabariik 20. augustil sünnib uuesti. Loomulikult on ta olnud riigina, kehandina, mis hõlmab inimesi, Eesti rahvast, Eesti kultuuri ja mis peamist, eesti keelt on kogu aeg hõlmanud. Aga on olemas ka teised asjad, mille nimi on seadus, mida ju nii ülikõrgelt koteeritakse
mis peaks määrama selliste kehandite nagu riigid, valitsused ja nii edasi ja nii edasi. Õiguspärasuse, kust tulenebki sõna ja määratlus, mis kõlab ju nii auliselt, õigusriik. Selle ma jätan siia paika, sellepärast et õigusriik olemuselt on hääbunud, ta on surnud. Õigusriik oma olemuselt on moraalne kehand, sellepärast et seda ei ole võimalik määratleda. Selle tõdemuseni jõuab rahvas ise tervikuna. Ja siit joonistubki nüüd välja selline asi, kas see on Jumala karistus või on see kogunisti võib-olla Jumala õnnistus. Ehk nii, nagu siit poolpimedast toast ma oma mõtteid räägin välja. See tuba läheb muide iga hetkega pimedamaks, sest praegu on õhtu ja just nende minutite jooksul siin Hispaanias nii-öelda päike loojub ja läheb täiesti pimedaks. Nii et iga minutiga, mida ei ole võimalik tähele panna. Kui ma nüüd venitaks selle video pikkuse kuskiks tunniks ajaks, siis oleks absoluutne pimedus. Siin Lõunamaal teadupärast läheb alati kiiresti pimedaks ja siis olekski totaalne pimedus. Ehk midagi on mattunud pimedusse. Ja oodata on siis ainult ühte. On oodata seda perioodi, kui taas hakkab valgenema. Taas hakkab koitma. Kas Jumala karistus on otse kui pimedus ja Jumala õnnistus otse kui valgus? See on sõnade mäng. Ja see on kõige lihtsam meetod mustvalgel enamikele inimestele luua see kuvand. Mustvalge kuvand Jumala karistusest ja Jumala õnnistusest. Ja loomulikult koondab see seda kahte kõige suuremat polaarsust, see on elu ja surm. Nüüd ma olen hästi palju detaile laiali laotanud. Nad heljuvad praegu kõik need mõttepitid selle teksti üle. Ja korrektselt oleks see põhjust. See tekst siis omavahel kokku raamida, sõlmida, et tekiks nagu mingi kontseptsioon. Aga ausalt öeldes ma ei näegi selleks mingit vajadust. Ma ei ole jutlustaja, ma ei ole lektor. Ma ei pretendeeri ühegile sellele rollile. Ma olen mõtleja. Nii nagu sinagi, kes sa leiad endast piisavalt uudisimu või inspiratsiooni kuulata neid mu seoseid. Et me võiksime koos edasi mõelda. Et mina toetaksin sinu mõtteid ja sinu seoseid Jumala karistusest ja Jumala õnnistusest meie tillukese rahva kas hääbumisest või perioodist, kus me läbime järjekordse hämartsooni ja võime mattuda täieliku pimedusse, et siis taas vastu minna koidikule, uuele ajastule. Kindlasti juba täiesti uues konfiguratsioonis, sest üks on selge. Sellises koosseisus ja sellises, ma ütleks, sellise eliidi
juhtimisel. Ma ei räägi mingist valitsusest, ma ei räägi erinevatest erakondadest, vaid ühiskonna eliit ehk see aktiivsem osa, kellele tundub, aga võib-olla on see ka tõde, on antud kujundada Eesti rahva elukvaliteeti. Sellise konfiguratsiooniga ja sellise seltskonnaga see ei jätku. Toimub täielik läbilõige, totaalne muutus kõikvõimalike suhete tõenäoliselt ka Eesti Vabariigi sellisel kujul lõpetamisega ja alustamisega juba uues modulatsioonis, tõenäoliselt ka muudetud nimega. See on väga suur tõenäosus. Sest tagasi pöördudes sellesse, kus ma puudutan selle vastuolulise persooni, legendaarse Konstantin Pätsi, seda kuulsat teesi. Eesti rahvas on haige. Ja sellele sekundeerib muideks meie Eesti tänapäeva väga huvitav paha poiss, legendaarne Siim Kallas, kes samamoodi vaimust kantuna ühes oma mingis tekstis, audiotekstis, mitte kirjutatud, sest ka Konstantin Päts ütles selle välja sõnana, mitte ei kirjutanud. Nii ka Siim Kallas ütles selle spontaanselt välja, et 70% Eesti rahvast on lollakad. Need on välja öeldud määratlused, sest sõna, mis on välja öeldud, sõna enam tagasi ei ole võimalik panna. See, mis on kirjutatud, selle võib tühistada. Aga see ongi 21. sajandi uus ja väga võimas dimensioon välja öeldu, sest välja öeldud asjad salvestuvad võimsamalt kui kirjutatud asjad. Erinevad seadusaktid ja tekstid väga kergesti võib kustutada, aga välja öeldud, ja kui need on välja öeldud selliste karismaatiliste tegelaste poolt, keda terve meie väike rahvas teab, siis tuleb seda võtta kui päris arvestatavat tõsiasja. Nii et kas lõpptulemusena Jumal on meile karistuseks saatnud sellised isikud, kes selliseid asju välja ütlevad, või see, mida nad välja ütlevad, ongi see nii-öelda karistus, et me oleme haiged ja lollid ja ootame lihtsalt Jumala armu ehk koidiku taas tulekut. No siinkohas ma nüüd lõpetan, asi läks juba liiga pateetiliseks. Aga me räägime veel.